can just happen in the heat of the moment. Üks laps raius äkkemotsiooni ajal mõeldamatu kuritegu. Ma lõin teda pähe, tapsin ta. Mees, kellel on juba seaduslikke probleeme, tapab oma naise keset metsa. Ma panin ravimid talle kaela peale. Ja mis siis edasi sai? Siis ma lahkusin. Aga mis sai puudest, mis tema peale kukkusid? Need panin mina peale, hoia seda. Kuidas muutus näiliselt tavaline päev küttepuude lõhkumisel traagiliseks mõrvaks? Uus-Mehhiko Rio de Arenase rahulikus avaruses Gila rahvusmetsa karmi ilu keskel kohtuvad looduse vaikne ilu ja üksinduse sosinad. 26. septembril läksid Erika Zamora ja tema abikaasa Armando Zamora metsa, väidetavalt küttepuid koguma. See päev, mida iseloomustas kõhedust tekitav vaikus, mis varjas pinnapealse rahu all peituvat tormi, pidi peagi lõppema traagiliselt. Armando Zamora, 38-aastane haljastaja, kellel on varasemad seaduserikkumised, on praegu tingimisi karistuse perioodil ja püüab keerulistes oludes hakkama saada. Õigussüsteemi rangete tingimuste tõttu on Armando elu veelgi keerulisem tema tormilise suhte tõttu oma 39-aastase abikaasa Erika Zamoraga. Kästveite abieluprobleemide ja rahaliste raskuste keskel esitas Armando juunis lahutuse avalduse. Kui pinged Armando ja Erika vahel järgmistel kuudel kasvasid, muutusid nende tülid sagedasemaks ja ägedamaks. 26. septembril jõuab paari tormiline suhe murdepunktini. Pärast nende metsaretke on õhkkond täis rahutust ja pinget. Varsti pärast seda kaob Erika Zamora jäljetult. 1. oktoobril 2021 sai New Mexico osariigi politsei Silver City's teate kadunud isikust, Erika Zamorast, keda polnud 5 päeva nähtud ega temast midagi kuulda olnud. Metsatihe taimestik sai ulatusliku uurimise keskpunktiks. Politsei kammis piirkonna läbi, olles otsustanud leida mingigi jälje Erikast. See oli võidujooks ajaga, kus lootus leida ta elusana kahanes iga mööduva tunniga. Siis, 3. oktoobril 2021, vaid 2 päeva pärast kadumisest teatamist jõudis otsing kurva lõpuni. Erika surnukeha leidi Gila rahvusmetsa kaugemast piirkonnast, mis lõpetas otsingu, kuid tähistas uue uurimisetapi algust. Leidmispaigas olid näha kuriteo varjamise jäljed. Erika keha oli osaliselt okste alla peidetud, mis viitas tahtlikule katsele seda varjata ja avastamist edasi lükata. Erika surnukeha leidmine kinnitas kõige hullemaid hirme ja suunas uurimise tähelepanu Armando Zamorale, tema abikaasale ja viimasele inimesele, kes oli temaga koos olnud. Armando Zamora oli võimudele esitanud loo, mis kujutas teda asukohtades, mis olid traagiliste sündmuste toimumiskohast kaugel. Ta väitis, et nad naasid koju pärast seda, kui olid 26. septembril koos Gila rahvusmetsas küttepuid lõhkunud. Zamora sõnul viis ta Erika 28. septembri varahommikul tema elukohta, viidates tavapärasele lahkumisele. Siiski hakkas Armando Zamora esialgne seletus oma tegudest ja asukohast päeval, mil ta kadus, vaieldamatu tõendusmaterjali surve all lagunema. Zamora oli oma katseaja tingimuste osana GPS jälgimise all. Tema jalavõru, mis oli Zamora küldi kinnitatud ja jäldis teda lakkamatult, rääkis hoopis teistsuguse loo, paigutades ta täpselt neisse piirkondadesse, mis olid uurijate jaoks olulised päeval, mil Erika kadus. Tema abikaasa kandis seda oma varasema kuriteo eest määratud katseaja tingimusena. Täpsemalt oli ta süüdi mõistetud seksuaalses kuriteos alaealisega, kes oli alla 13-aastane. Ta on tegelikult praegu katseajal, sest ta ahistas minu õetütart. Okei. Nii et keegi perekonnas temaga ei räägi. See süüdimõistmine viis selleni, et ta pandi järelevalve all katseajale, mis hõlmas ka GPS-jalavõru kandmise nõuet. Iroonilisel kombel oli selle eesmärk jälgida Zamora käitumist ja olla kogukonna kaitsmise vahend, hoides tema asukoha üle hoolikalt silma peal. Tõsiasi, et nad on probleeme ja siis see juhtub. Tead küll, see on lihtsalt väga ebatavaline. Kas sa arvad, et Armando on võimeline tapma? Teda? Ma arvan küll. Detektiivid peavad nüüd ülekuulamisruumis Zamora loo tükkhaaval lahti harutama, et tagada Erika jaoks õiglus. Aitäh, et tulite. Ma tean, et on hilja. Jah, ma tean, et kell oli juba 12. Nii et lihtsalt tule siia koridori, sa võid pöörata vasakule siit lõpuni.
siis pöörame paremale ja siis on toad seal ümber. ülekuulamine algab sellega, et ametnikud püüavad Zamora pinget maandada, alustades temaga juhuslikku vestlust. Seal-Levenu taktika soodustab avatumalt suhtlemist, lootes, et Zamora jagab üksikasju vabamalt vähem vastandlikus õhkkonnas. Nii et ma arvan, et sa saad aru, miks sa siin oled, eks? Kas sa tead, miks sa siin oled? Räägi mulle, miks sa arvad, et sa siin oled? noh, osariigi politsei helistas mulle täna. Umbes 1 või 2 paiku, tead? Ja ma arvan, et nad vormistasid mu naise kohta kadunuks jäämise teate. Olgu. Teda ei suudeta leida. Olgu, mida sa selle kohta mulle rääkida saad? Ülekuulaja liigub kiiresti edasi Erika Zamora viimaste teadaolevate tegevuste ja Armandoga suhtlemise ajajoone juurde. See eesmärk on luua Zamora loo lähtepunkt, et seda saaks tõendite ja vastuoludega võrrelda. Laupäeval ma sain ka puid, tead küll, mida ma mõtlen. Okei, ja tema oli seal. Okei. Sama asi, sa said puid. Viisin selle vanaema juurde. Laupäeva kohta. Kas sa veetsid laupäeval aega vanaemaga? Ainult natukeseks ajaks, mitte liiga kauaks. Pärast seda, kui ma selle ära viisin, läksin ma oma koju. Ema juurde. Sest ta oli veel pühapäeva õhtul sinu juures, sinu kodus. Eks? Ja. Vabandust. Ja sa ei läinud tol õhtul vanaema juurde midagi sellist? Ja siis pühapäeva õhtul ja esmaspäeval jäi Erika sinu juurde. Ja. Esmaspäeval läksid sa tööle. Erika oli terve päeva sinu juures. Ja siis teisipäeval viisid sa ta ära. See oli teisipäev, ma viisin ta ära. Ja nagu ma ütlesin, pärast seda, kui ma ta ära viisin, jäi ma natukeseks oma vanaema juurde, sest sadas vihma. Ja siis, kui ma tema maja juurde tagasi läksin, koputasin uksele, aga keegi ei vastanud. Olgu. Armando Zamora esitab versiooni, et Erika, keda vaevasid avalikustamata pinged või isiklikud teemonid, võis oma elu ise lõpetada. See käik on tavaline juhtumites, kus süüdistatavad püüavad tähelepanu enda otseselt seotuselt kõrvale juhtida. Kas sa oled kunagi kuulnud, et oleks öelnud midagi sellist, et ta tahab end tappa? Palju korda mina? Pidin politsei kutsuma, kui ühel päeval ma tõesti muretsema hakkasin. Ja siis oli veel üks kord, kui ta ütles, ma tapan ennast ära ja muud sellist. Ja siis hakkas ta minema, suundudes allee poole. Otsin mingi kepi, et tead küll endale haiget teha ja end torgata ja nad panevad ta antidepressantide peale. Ja tundus, et see läks nagu hullemaks. Nii et sa ütled, et see võiks olla võimalik? See võiks olla võimalik. Räägi mulle oma GPS-ist. Politseinikud esitavad Zamorale tema GPS-iga elektroonilisest jalavõrust saadud vaieldamatuid tõendeid, seades kahtluse alla tema seletused kriitilistel päevadel liikumiste kohta. See taktika kasutab ära pinget Zamora jutustuse ja konkreetsete andmete vahel, survestades teda need vastuolusid selgitama. Pühapäeval ütlesid sa, et tulid tagasi ja läksid vanaema juurde kell 2 ning siis ütlesid mulle, et lahkusid vanaema juurest ja läksid oma koju, eks? Sa ütled mulle, et see on vale. Miks? Nii et su jalavõru on GPS jälgimisega. See tähendab, et see on väga täpne. Olgu. Ma mõtlen, nad jälgivad. Iga paari minuti tagant sinu täpset asukohta. Olgu. Jah. Osa põhjusest, mis ma palusin sulle oma asukohti täpsustada, oli selleks, et näha, kas sa oled minuga aus või mitte. Olgu, sest ma tean palju rohkem infot, kui me sinuga jagame. Saagi. Olgu, nagu ma sulle ütlesin, ta tuli minuga pühapäeval tagasi ja ta oli esmaspäeval majas. Sa valetad, Armando. Kas ma ei valeta? Nii et Erika on surnud. Ei, ta ei ole. Ma ütlen sulle, ma olen teda näinud. Okei, kus te ta leidsite? Seal, kus sa puid lõikasid? Just seda ma räägingi. Ma ütlen sulle, ma tean, mis juhtus. Eks, ma tean, kus ta on. Ma tean, et ta on surnud. Ma olen näinud neid vigastusi. Aga mida ma kunagi ei mõista, on see, mis juhtus. Teie ütlete, et mina tapsin ta. See ei ole tõsi. Meil on sinu GPS. Sinu GPS jälgib sind iga minut. Need asukohad on täpsed.
minuti täpsusega mina. Ma ei usu, et on surnud. Noh, okei. See jälgib sind praegu siin mees. See jälgib sind iga minut täpselt. Ping, ping, ping. Kus ta keha lebab? Ping, ping, ping. Sa oled seal, sa oled seal, sa oled seal. Kas sa tuled koju? Sa käisid vanaema juures. Ping, ping. Siin süüdistatakse tema mõrvas. Sa oled ainus inimene, kelle GPS jäi ja oli tema juures, kui ta suri. Ma ei tea, keda sa üritad vastupidises veenda. Ülekuulamine jõuab haripunkti, kui ametnikud süüdistavad Zamorat Erika mõrvas, samal ajal, kui tema jätkab eitamist. Midagi juhtus teie kahevahalisel väljas. See on sinu võimalus sellest rääkida, eks? Siis kui me sellest ruumist lahkume, siis ma mõtlen, et sa ei ole enam, žürii ei näe enam kaastunnet äratavat abikaasat. Nad näevad, ma vihkan seda öelda, mees, Amanda, külmaverelist mõrva. Nad esitavad seda kui tema võimalust rääkida oma loo pool, vihjates, et ausus võiks mõjutada tema mainet avalikkuse silmis. See lähenemine on mõeldud selleks, et panna Zamora oma seisukohta uuesti läbi mõtlema, justkui vihjates võimalusele, et žürii võiks olla leebem või mõistvam, kui ta otsustab koostööd teha. See on sinu võimalus, Armando. Ma ei tea, mida teile öelda. Tõde. Ma tahan kuulda tõde. Nüüd on aeg meheks olla ja lihtsalt tõtt rääkida. Ma ei usu, et te kutid nagu... Teate küll, mida ma mõtlen. Nagu te üritate mind mõrvaga süüdistada. Sa ei usu seda. Sa hakkad seda uskuma, kui sul pole vaja kohtusse minna. Meil on veel asju, mida me teeme, aga meil on juba piisavalt, et sind mõrvas süüdistada. Aga me tahame kuulda sinu versiooni sellest, mis seal mäel juhtus, mees. Ja kui asi jõuab kohtusse, siis see lugu võib palju muuta. Ma intervjueerisin Armandot, ta eitab endiselt, et oleks midagi valesti teinud. Siin on kõik tõendid, mis näitavad, et ta siiski tegi seda. Las vande kohus otsustab. Või ma intervjueerisin Armando. Ta ütles mulle, et nii see juhtus. Ta oli väga koostööaldis, rääkis mulle kõik ära. Sa saad aru, mida ma mõtlen, ta ei ole ju nii halb tüüp, eks. Asjad läksid valesti, aga ta rääkis mulle kõik ära. Ülekuulaja selgitab Armando Zamorale, kuidas vandekohus võiks vaadata süü tunnistamist võrreldes pideva eitamisega. Nad soovitavad, et süü tunnistamine võiks näidata kahetsust, mis võib viia soodsama otsuseni, samas kui ilmsete süüdistuste eitamine võib jätta temast kahetsustundetu mulje ja tuua kaasa karmima karistuse. Sa tuled sealt mäelt alla, mitte ükski valne video ühestki kohast, kus sa käisid, ei näita teda sinuga koos. Ole nees ja räägi, mis juhtus. See on ainus asi, mis sind aitab. Sest sa lähed vanglasse teadlikult. Sind süüdistatakse mõrvas teadlikult. Ma räägin sulle, mis tegelikult juhtuma hakkab. Okei? Sa ei lahku täna siit. Mu kannatus hakkab otsa saama, okei? Ma olen proovinud sind panna lihtsalt seletama. Lihtsalt räägi meile, mis juhtus. Ma ei tea, mida te tahate, et ma teile räägiksin. Ma ei tea. Sa siis ei taha mulle öelda, mis juhtus. Hetkel, kui ma tõusan püsti ja lähen sinna, läheb see kirja kui külmavereline mõrv. Meest ei mingit emotsiooni, mitte midagi sellist. See kirjutataksegi kuradi külmaverelise mõrvana ülesse. Külmaverelise mõrvana. Meil on kõik korras. See on sinu võimalus, mees. On see nii? Kas see jama lähebki nüüd nii, mees? Lihtsalt räägi meile, mis juhtus. See on kõik, Armando. Kas ma võin väiksema pakkumise teha? Tahad suitsu? Ma annan sulle ka suitsu. Tahad jääda ja suitsetada või jalutada? Sa võid mõlemad saada. Kui Zamorale on nüüd olukorra emotsionaalne ja psühholoogiline raskus täielikult kohale jõudnud, pakuvad politseinikud talle suitsupausi kui lühikest hingetõmbeaega ülekuulamise pingest. See pakkumine aitab hetkeks pinget leevendada ja kasutab strateegiliselt pehmemat, inimlikumat lähenemist. Ta näitas alati kõigile teistele, tead küll, armastust ja austust ja kõike seda. Ja ta ei näidanud mulle seda kunagi, mitte kunagi enam. Mida? Sa sellest arvad? Kui me alles kokku saime, siis ta ostis mulle riideid ja seda ja teist, tegi süüa ja nii edasi. Niipea, kui me abiellusime, ta muutus. Ta muutus täielikult ja hakkas välja mõtlema igasuguseid vabandusi, miks see nii on. Ja sealt see kõik alves, tead küll. Ja siis oli juba liiga hilja, sest ma olin temaga juba abiellunud.
ja pärast selle olen ma alati püüdnud temast eemale saada ja lahutust võtta. Aga seda lihtsalt ei juhtunudki. Ma proovisin temast eemale saada, aga see lihtsalt ei õnnestunud ja ta tegi mu elu alati põrguks. See taktika suunab Samurat aususe ja kahetsuse poole, lootes saada selgemat arusaama tema motiividest või ideaalis isegi ülestunnistust. Ta hakkas minuga kogu aeg vaidlema ja ma tavaliselt tõmbusin vaidlusest tagasi ja tema tegi alati mu elu kuidagi raskeks. Ta ütles mulle alati, et miks sa oma elu korda ei sea ja kõik see lärk nagu. Ta alati nagu sajatas mind, tead küll, mis pani mind. Ma olin nagu sassi need roppused ja ta ütles mulle alati, tead küll nagu jumal näeb mind ja sellised asjad. Ja ma ei tea, sellepärast ma proovisingi temast lahutada. Me ei saanud läbi. Jah. Sel päeval hakkas ta mind lööma. Kus? Näiteks kui sa oled seal väljas. Jah, ma juba valmistusin lahkuma, sest juba sadas vihma. Jah. Meil tekkis tüli ja ta hakkas mind lööma. Ma lõin vastu ja nagu kõik need viha, mis on aastate jooksul kogunenud. Sa tead, mida ma mõtlen. See lihtsalt läks valesti ja ma täpsin ta. Sadas vihma ja me läksime tülli, nagu tülitsesime ja ütlesin ning kägistasin ja siis ta läks välja ja ma lõin teda pähe ja siis ma täpsin ta. Millega sa talle pähe lõid? Ja ma kahetsen seda ja kõike, mis juhtus nagu... Millega sa talle pähe lõid? Kirvega. Nagu täissuuruses kirves või väiksem kirves, nagu tapper või lihtsalt kirves. Kirves? Täissuuruses. Kas sa kunagi lõid teda kirve teraga või peaga? Ma eeldan, et teraga, eks? Tagumise poolega. Tagumise poolega, selle lapiku osaga. Mis juhtus pärast seda, kui sa talle lõid? Pärast seda, kui ma talle lõin. Ma laadisin kõik asjad, mis ma sinna viisin kokku ja siis ma olin ikka veel nagu pime roheline ja ma viisin narkootikumid tema kaela juurde. Kas ta oli veel elus, kui sa teda sellega kaela pihta lõid? Ma arvan, et ta veritses natuke, aga ma arvan, et ta oli juba läinud. Kuidas ta sai selle vidastuse oma käsivarrele? See oli päris korralik lõige. Tema käsivarrel, eks? See on tema peal. See oli ilmselt parem käsi. See võis olla esimene löök, võib-olla. Ma ei tea, mida tal see oli, aga see oli ilmselt esimene löök. Ja siis, kui ma peisalöögi tegin, tabas see teda. Ja ma lõin ta teadvusetuks. Ja ma arvan, et ta suri seal samas. Ma arvan, et löök kaela pihta oli 3. hoop. Armando, aitäh, et sa lõpuks aus olid, eks? Ja. Aga mis sa puudest, mis on tema peal? Mina ei pannud neid tema peale. Sina panid need tema peale, miks sa need sinna panid? Sest ma ei tahtnud näha, ma mõtlen, mida ma tegin. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Kui ma sain aru, mis kõik juhtus, siis ma ei tahtnud näha, mida ma tegin. Jah. Näed nüüd. Ma mõtlen, ma ei saa seda tagasi võtta. Ma ei saa tagasi võtta seda, mida ma tegin. Mis asja? Mul oli palju kahetsust, sest see polnud mu kavatsus. Ma ei tahtnud seda teha. Ma ei teinud seda meelega. See juhtus lihtsalt hetke ajal. Nagu ma sain välja. Ma proovisin oma katseaega täita. Ma hoidsin narkootikumidest eemale. Ma tegin kõik, mis vaja. Ja tema oli seal ning ütles mulle, et ta proovib mind vangi panna. Vangi. Ja ta muudkui noris mind, et just seda ta kavatsebki teha. Ja lõpuks, mis siis tol päeval juhtus,
oli see, et ma lihtsalt, ma kaotasin täielikult enesevalitsuse. Vaata, mis juhtus selle tõttu nagu. Ma ei kavatsenud, et see nii läheks, aga... Miks sa tegid seda? See juhtus ja nüüd ma ei saa seda tagasi võtta. Ta ütles mulle, et Jumal on sind hukka mõistnud, see ja teine, Jumal ütles sulle ja kõik see muu. Ja ta lihtsalt kordas seda peaaegu iga päev, iga vaidluse ajal ja... Püüdis, tead küll, mind süüdistada selles, miks meie abielu ei toimi. Ja suuresti oli see sellepärast, et tal lihtsalt polnud aimugi, kuidas rahu leida, tead küll. Ta ei osanud mulle kunagi rahu anda. Zamora Jalavõru GPS andmed andsid veenvaid tõendeid tema seotusest Erika mõrvaga, nii et ülekuulamine võib esmapilgul tunduda üleliigne. Nende suutlikkus saada ülestunnistus mitte ainult ei tugevdanud Zamora vastu esitatud süüdistust, vaid andis ka sügavama arusaama tema motiividest ja psühholoogilisest seisundist kuriteo toimepanemise ajal. See teeve on hindamatu nii süüdistuse kui ka karistuse määramise etappides. Lisaks aitas üksikasjalik ülestunnistus kinnitada ja täpsustada mõrvale eelnenud sündmuste ajajoond, tugevdades kogu kohtuasja. Oma oskusliku lähenemisega tagasid ülekuulajad, et kohtus saab esitada põhjalikuma ja nüansirikkama juhtumi, rõhutades põhjalike ülekuulamistehnikate tähtsust isegi siis, kui füüsilised tõendid viitavad selgelt süüle. Armando Zamora tunnistas end süüdi oma abikaasa Erika Zamora mõrvas, tunnistades sellega sisuliselt oma vastutust tegude eest, mis viisid tema naise enneaegse surmani. Tema süü tunnistamine võimaldas juhtumi kiire lahendamise ilma pika kohtuprotsessita. Elektroonilise jälgimise teooriale karmilt reaalsust tuues ei suutnud GPS Jalavõru, mis küll täpselt kaardistas Armando Zamora liikumisi, siiski ära hoida sünget saatust, mis tabas Erika Zamorat. Why do you play